taha arsti juurde minna. Sofia, sina ei peagi minema. Kärt saab siit tervisetõendi, et ta on terve ja võib laagrisse sõita. Kärt, palun, võid sisse tulla. Lähme Kärdiga kaasa, Sofia. Ei, mina ei lähe sinna. Ma lähen siis üksinda. Ole tubli. See on see sama arst, kes mulle süsti tegi. Aga tema mänguasja mulle ei andnud. Hambaarst küll andis. Ega ta siis sellepärast halvem arst ei ole? Ma ei tea. Kõik, ema arst tahab korra sinuga ka rääkida. Hästi. Kas sa mänguasja said? Ei. Kas ta tegi sulle süsti? Ei, mind ainult mõõdati, kaaluti, kontrolliti silmi ja vaadati kurku. Muud midagi. Kõik on korras. Lähme nüüd koju. Ilusat suve sulle, Kärt. Aitäh. Head aega. Head aega. Kärt, millal sa tagasi tuled? Kas sa tuled ikka jõuluks koju? Muidugi, septembris algab ju kool. Aga miks sa pead laagrisse minema? Seal on tore. Saab meres ujuda ja igasuguseid põnevaid maastikumänge mängida. Osaleda käsitöö, spordi või teatriringis. Seal on lõkkaõhtud, ööhäire. Sofia. Isi, mina tahan ka laagrisse minna. Nii väikeseid lapsi kahjuks ei võeta laagrisse. Aga mida mina siis kodus teen? Kas ma pean üksi koju jääma iga päev? Muidugi ei pea. Kas me võime vähemalt ööhäire teha? No vaatame. Ema, isa, ma käin korra Adele juures ära. Ma tulen ka. Oota. Adele, magad või? Jah, ma jäin korraks tukkuma. Päikese käes ei ole hea magada. Nii võib ära minestada. Sellepärast mul ongi kübar peas. Kas sul on juba asjad pakitud? Enam-vähem. Hambapasta ikka võtsid kaasa? Muidugi 2 tuupi isegi. Üks hammastepesuks ja teise pasteerimiseks. Mis see tähendab? Hammaste pesemine või? Ei, see teine sõna. Seda ei tohi öelda, see on saladus. Jah, seda sõna teavad ainult need, kes on laagris käinud. Nagu mina. Näeme homme hommikul siis bussi peal. Jah, olgu, tšau. Homseni. Kärt, oled sa valmis? Buss on kohe varsti kohal. Kohe tulen. Täpselt kell 7 oligi laagribuss meie väravas. Head aega, Kärt. Head reisi. Tule ruttu tagasi.